Tere tulemast hommikupalvusele. On ilus päev väljas. Suvi on täies hoos. Eile, kui ma hommikupalvust olin saatmas, hommikupalvuse kutset, siis ma parajasti olin idast sõitmas Tapa poole ja tegin rannas peatuse, et seal rannas siis saata see hommikupalvus, et see hommikupalvuse lugu leida ja ilusti kokku panna ja saata. Ja jalgupidi vees olles oli tunda, et vesi on juba soe, sobiv ujumiseks meres. Aga siit on plaanis nüüd lugeda üks siuke piiblilõik, mida arvasin, et sobiks tänaseks selle looga hästi kokku. Olen valinud sellise koha nagu Luuka 12. peatükist, 13. salmist. Aga keegi rahva seast ütles Jeesusele: õpetaja, ütle mu vennale, et ta jagaks päranduse minuga. Jeesus ütles talle: inimene, kes mind on seadnud teie üle kohtumõistjaks või jagajaks. Ja ta ütles neile: vaadake ette ja hoiduge igasuguse ahnuse eest, sest külluseski ei olene kellegi elu sellest, mis tal on. Ja Jeesus rääkis neile ka tähendamissõna. Ühe rikka mehe põllumaa oli hästi vilja kandnud ja ta arutas endamisi: mis ma pean tegema? Mul ei ole kohta, kuhu oma vilja koguda. Ja ta ütles: seda ma teen. Ma lõhun maha oma aidad ja ehitan suuremad ning kogun sinna kõik oma vilja ja muu vara ning ütlen oma hingele: hing, sul on tagavaraks palju vara. Mitmeks aastaks puhka, söö ja ole rõõmus. Aga Jumal ütles talle: sina arutu, sel samal ööl nõutakse sinult su hing. Aga kellele jääb siis see, mis sa oled soetanud? Nõnda on lugu sellega, kes kogub tagavara iseenese jaoks, kuid ei ole rikas Jumalas. Selles tähendamissõnas siis Jeesus hoiatab ahnuse eest, sest see ei too meile head ning meie maine rikkus jääb pärast meid siia maa peale niikuinii. Mitte, et rikkus oleks halb, vaid et me ei oleks ahned ja ihtsad selle sees. Aga Jeesus hoopis kutsub meid olema rikkad Jumalas, et me armastaksime Jumalat üle kõige siin ilmas. Aga on inimesi, ka usuinimesi, kes on rikkad. Ja üks üle maailma tuntud, kes on juba lahkunud siit ilmast, on Billy Graham, kes oma rikkust kasutas nõnda, et käis üle maailma inimestele jagamas siis Jumala sõna ja et inimesed saaksid pöörduda usule ja nende elu saaks muutuse. Aga on ka tema siis järeltulev põlv, kes tema tööd edasi teevad. Ja hiljaaegu nüüd eelmine aasta käis ka Lootuse festival oli, kus tema siis lapselaps käis ka Eestis seda evangeeliumi sõnumit jagamas. Aga on kirikutes mitmeid selliseid firmajuhte, kelle firmad toimivad hästi ja teenivad head tulu, kes ka oma seda tulu jagavad siis, et kiriku vaesemaid inimesi aidata ja et kirik suudaks siis erinevaid üritusi korraldada. Aga olgu meilgi tarkust, kuidas kasutada raha ja kuidas kasutada seda, mis meil kõike on. Nüüd siit edasi on soov laulda 2 laulu. Üks on siis Oh, kui helde on me Jeesus. Oh, kui helde on me Jeesus, armust kõige rikkam ta. Teda võime kõigist paigud, igat ajal paluda. Oh, kui palju kord
laul julgustab meid palves kõik Jumala ette tooma, kõik oma mured ja rõõmud. Nüüd teiseks lauluks on Maailmavalgus, sa tulid me juurde. Maailmavalgus, sa tulid me juurde, tõid valgust pimedusse. Ilumis pani mind sind armastama, lootust mu ellu see tõi. Olen siin, et kiita, sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Sind kuningas ma nüüd kõrgele tõstan, auline taevas ja maa. Maa peale tulid, sest meid armastasid, selle eest ülistan sind. Olen siin, et kiita, sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Ei iial mõista hinda maha, mis maksid mu eest risti pea. Ei iial mõista hinda maha, mis maksid mu eest risti pea. Olen siin, et kiita, sind, et kummardada, öelda, et mu Jumal oled sa. Täiuslikult kaunis, täielikult väärt ja täiuslikult imeline sa. Selle imelise Jumala jaoks on oma elud andnud mitmed inimesed ja vastavalt sellele, kuidas inimene elab. Mina sellisel viisil, nagu mina elan, kaplanina ja pereisana ja toimetades siin ja seal, aga ma hiljaaegu käisin ka ema Teresa nunnade juures, kes oma elu on Jumalale pühendanud nõnda, et on täiesti loobunud ka sellisest pereelust, kes on siis oma nunna tõotuse andnud. Eestis on 5 ema Teresa õdede nunna. Nad elavad seal Ristiku või Telliskivi tänaval. Mulle Ristiku ja Telliskivi segamini, sageli segamini. Lähestikku ristuvad ka vist. Ja seal on nende majakene, kus nad siis elavad ja hiljaaegu ma seal käisin neil külas nendega tutvumas ja nad rääkisid huvitavalt seda, et Eestis on väga hea elada ja seda oli hea kuulda, sest me ise elame Eestis, sest nemad on, nendel väga põnev elu. Nad tavaliselt on kuskil 3 aastat ühes riigis ja siis lähevad järgmisse riiki. Mõnikord on ka vähem aega, mõnikord ka rohkem aega. Ja niimoodi nad oma elu jooksul jõuavad päris mitmes riigis ära elada. Ja tema, kellega ma rääkisin, tema oli kas juba 10 riigis elanud, ise Hollandist pärit, aga juba mitmes riigis elanud ja käinud ka mitmetes rohkemates riikides. Ta ütles, et Eesti majakene, kus nad on teenimas inimesi ühes küljes supiköögiga, kus mitu korda nädalas teevad supikööki ja kus on siis kodutud käivad söömas. Ja teine asi, mida nad suuresti teevad, on käivad vanadel inimestel ja peredel abis kodus. Kas sellised pered, kus on ka lapsed, kus pereelu on keeruline vanemate sõltuvuste tagajärjel ja kus on vanemad inimesed, kes oma eluga nii hästi hakkama ei saa, siis käivad nende eest hoolitsemas. Aga miks on Eestis hea? Ütleb, et Eestis on siis rahulik elada nende jaoks, et neil on see, justkui see maja Eestis on siin nagu puhkemaja. Üle maailma on need ema Teresa maju väga palju ja on väga keerulisi riike, kus nad siis elavad. Ja kui mõndadest teistest riikidest ema Teresa nunnad vajavad puhkust, siis nad tulevadki siia Eestisse mõneks kuuks või
või pooleks aastaks siin toimetama, kaasa teenima. Ja siis nad puhkavad justkui selle jaoks, et tagasi minna kas Aserbaidžaani, Afganistanis seal maja pandi kinni. Aga ma ei mäletagi, kus Lätis, Leedus, Poolas, Moskvas ja hulga riike veel on, kus nende majad on. Aga siis loo mõte oli, et Eestis on väga hea elada. Siit edasi lähen sõnumi juurde, mis tänaseks on siis valmis pandud. 8 jalast. 8 jalg märkas merepõhjas kitsa kaelaga vaasi, milles oli maitsev sööt. Ta pressis end vaasi sisse ja sõi kõhu täis. Pärast söömist tema keha paisus. Kui ta üritas välja tulla, ei mahtunud tema keha enam avast läbi. Ta ei tahtnud saagist loobuda ega kõhtu tühjendada, mis tõttu jäi ta lõksu ning langes kaluri saagiks. See lugu 8 jalast räägib millestki olulisest, mis puudutab inimloomust. Piibel räägib sellest, et inimesel on kalduvus teha pattu ja kuni me elame siin maa peal, ei ole me kunagi päriselt vaba patu kohalolust ja kiusatustest. Inimeseti on see erinev, mis kellelegi kiusatuseks on, aga meil kõigil on asju, mis meid tahavad siduda. Piibel ütleb, et Jumal on loonud meid olema vabad, aga patt tahab meid orjastada. See tahab meid alla kiskuda ja takistada olemast õnnelik. Meie isekus, andestamatus, ahnus, laiskus, sõnakuulmatus, üleolevus, uskmatus või miski muu säärane on nagu selle 8 jala ahnus. See tõmbab meid kitsasse pudelisse, kust me enam välja ei saa. Ja kui me sinna jäämegi, siis me lõpuks hukkume. Andestamatus võtab meilt ära vabaduse inimestega vabalt suhelda. Laiskus võtab meilt vabaduse luua ja ehitada nii enda kui teiste elude heaks. Sõnakuulmatust Jumalale viib meid keerulistesse olukordadesse. Üleolevus võtab meilt vabaduse saada kontakti teiste inimestega. Piiblis on öeldud, teie vennad olete kutsutud vabaduseks. Ärge ainult tehke vabadusest õigustust lihalikule loomusele, vaid teenige üksteist armastuses. Inimestel on sageli arusaam vabadusest kui võimalusest teha seda, mida ise tahad. Aga meie tahtmised on sageli juhitud himudest. See tahe ei ole vaba ega teadlik. Me näeme midagi ja hakkame seda ihaldama. Me tunneme mingit tungi ja tahame seda rahuldada. Ja kui me selle järgi läheme, siis oleme nagu see 8 jalg. 8 jalad on väga uudishimulikud loomad ja neile on omane otsida pelgupaika pimedatest ja kitsastest koobastest. Seda omadust on inimesed mõnikord ära kasutanud nende kinnipüüdmiseks, pannes toidupudelisse toidupalakesi. Neile meeldib kitsaste pelgupaikade pakutav turvatunne ja nad ei tule sellistest anumatest välja ka siis, kui need pinnale tõmmatakse. Ka inimesel tundub vahel väga turvaline peituda oma andestamatusesse. See on nagu kaitserüü, mis ei lase enam haiget saada. Inimesele võib tunduda turvaline tunda viha. Ka see pakub näilikku kaitset maailma kurjuse eest. Või ajada taga rikkust. Varaline jõukus seostub inimestele sageli turvatundega. Aga nagu inimese vette pandud pudel, on mitmed asjad, mis inimesele tunduvad turvalised, hoopis lõks. Andestamatus on lõks ja ahnus on lõks ja seksuaalsed ahvatused on lõks. Inimesele tundub, et ta on vaba. Ta teeb seda, mida ise tahab. Aga kui asjad hakkavad halvaks minema, selgub, et see vabadus oli petlik. Selle turvalise koopa sees on nii mõnus olla, et see hoiab kinni. Kui pudelit juba veest välja tõmmatakse, peaks 8 jalg märkama, et midagi on valesti, aga ta ei suuda anda järelna naudingule istuda oma turvalises pesas. Ja inimestega on samamoodi. Ta võib arvata, et andestamine on ainult tema enda valiku küsimus, aga kui ta hoiab sellest andestamatusest piisavalt kaua kinni, võib juhtuda, et ta ei suuda ega oskagi enam andestada. Või kui inimene on ahnusest juba teeninud piisavalt raha, ei suuda ta selle rongi pealt maha tulla ja aina jookseb ja tegutseb raha nimel, mida tal pole elu jooksul niikuinii enam võimalik ära kulutada.
8 puhul on huvitav see, et neil puudub luustik. Seetõttu suudavad nad pugeda läbi väga kitsastest avadest. Kui neil oleks luustik, ei saaks neid pudelisse meelitada. Ka inimesel on ülekantud tähenduses võimalik olla selgrootu ja see saab talle saatuslikuks. Keegi pakub alkoholi ja inimesel pole selgroogu öelda ei. Ilus naine võrgutab abielumeest ja tal pole selgroogu öelda ei. Ja nõnda edasi. Ilma selgroota langevad inimesed lõksu, nagu luustikuta 8 jalad. Aga selgroog ehk selged põhimõtted muudavad lõksu püüdmise ja raskemaks. Piltlikult jääb kõva selgroog pudelisse ronimisel ette ja jääbki ronimata. Alkohol jääb joomata, abikaasa jääb petmata. Selle hetkel võib see tunduda nõrkusena. Ei suudagi pudelisse ronida. Jääd pudeli suu taha lõksu. Oled välja jääja. Aga see väljajäämine tähendab vabadust. Kui pudel veest välja tõmmatakse, ujub see, kes pudelisse ei roninud vabalt ookeanis. Piiblis on öeldud, vabaduseks on Kristus meid vabastanud. Püsige siis selles ja ärge laske endid jälle panna orjaikesse. Jeesus on surnud meie kõigi eest, et võiksime saada vabaks kõigist siduvatest ahelatest. Oma surmaga on ta võitnud ära kõik ja temalt andestust paludes võime saada kõik andeks ja lasta lahti kõigest, mis meid seob. Kuid see ei ole kõik. Kristlased, keda Jeesus on vabaks teinud, tahetakse jätkuvalt kinni püüda ja ahvatlused jäävad alles. Kui kristlased ei hoia alles oma selgroogu ega kaitse oma vabadust, võivad ahvatlused selle neilt röövida. Apostel Peetrus on kirjutanud, olge kained, valvake. Teie süüdistaja kurat käib ringi nagu möörigav lõvi, otsides keda neelata. Meid inimesi ei taha kurat lõksu püüda, nagu inimesed püüavad 8 jalgu. Ja see ei lõppe siis, kui inimene saab kristlaseks. Aga kristlasel on tema vastu tugevad relvad. Kui kristlane hoiab suhte Jumalaga korras ja on Jumalale sõnakuulelik, on ta kuradi plaanide eest kaitstud. Jaakobus kirjutab, alistuge siis Jumalale, pange vastu kuradile, siis ta põgeneb teie juurest. Kui me alistume Jumalale ja julgeme hoida selgroogu, siis oleme kaitstud kurja eest, oleme kaitstud selle eest, et keegi meid pudelisse ei meelitaks ja kinni ei püüaks. Palvetame. Jumal, täname sind sinu sõna eest, mis annab meile tarkust, kuidas elada selles vabaduses, mille sina oled meie jaoks loonud. Täname sind Jeesuse eest, kelle sa oled saatnud meie ees surema, et me võiksime saada vabaks kõigest, mis meid seob. Jeesu kallil nimel. Aamen. Ja nüüd saame laulda ühe laulu. Pühitse mind oma vaimutempliks. Jumala vaim võiks elada meie sees ja meid korrale kutsuda, meid manitseda ja juhatada siin elus. Pühitse mind oma vaimutempli, et võiks olla aus ja õiglane su eest tänus oota, et su vaim võiks täita ja ma ilmneks sinu sees. Pühitse mind oma vaimutempliks, et võiks olla aus ja õiglane su eest tänus oota, et su vaim võiks täita ja ma ilmneks sinu sees. Nüüd saame paluda ühiselt meie isa palve ja jääme palvesse. Meie isa, kes oled taevas, pühitsetud olgu sinu nimi, sinu riik tulgu, sinu tahtmine sündigu, nagu taevas nõnda ka maa peal. Meie igapäevast leiba
anna meile tänapäev ja anna meile andeks meie võlad, nagu meiegi andeks anname oma võlglastele. Ja ära saada meid kiusatusse, vaid päästa meid ära kurjast, sest sinu päralt on riik ja vägi ja au igavesti. Aamen. Ma annan edasi Jumala õnnistuse. Issand, õnnistagu meid ja hoidku meid. Issand, lasku oma pale paista meie peale ja olgu meile armuline. Issand, tõstku oma pale meie üle ja andku meile oma rahu. Jumala Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen.